Värav 38. See on nii sürr, et mul tegelikult ei olnud üldse mitte mingisugust kavatsust sulle seda videot teha. Ja siis ma kuidagi spontaanselt jäin pikalt rääkima selles lühikeses reilis, mille ma tahtsin Instagrami tarbeks teha. Ja nii palju olulist ei kuidagi ütlemata, ma tean, et seal on kohutavalt tülikas videosid vaadata. Ja siis mul tekkiski tunne, et okei, davai, let's do it, räägime siis natuke pikemalt. Et alustuseks ma tegelikult tahan alustada ka siin tänusõnadega. Aitäh sulle, aitäh, et sa oled seda teekonda kaasa teinud. Aitäh, et oled kuidagi muutnud võimalikuks selle jagamise siin. Et päris nöri oleks mul ka seda teha ainult iseenda pärast. Ma ei tea, äkki teeksin ikkagi, aga igal juhul täiega aitäh sulle, kui see miski on sind kõnetanud, kui sa oled kaasa seigelnud, kui sa jätkad seda ka edaspidi. Värav 38. Me oleme aastavahetuse hakul, vähemalt praegu, kui ma seda videot sulle teen, siis on 30. detsember. Kohe-kohe on aastavahetus käes ja küllap sinagi tunned juba mingisugust survet, et seaks sihte ja teeks plaane ja muudaks harjumusi ja vot nüüd võtaks kätte ennast. Värav 38 transiit. Kui sa oled nüüd koos minuga natukenegi neid transiite jälginud, siis sa juba tead, et ei midagi juhuslikku. Ja lisaks sellele, et ei midagi juhuslikku, siis ka see möödub. Väga paljud sellised kommertspühad ja märgilised tähtpäevad on tegelikult väga kenasti sünkroonis I Chingiga. Ja siinkohal on oluline vast ära mainida, et I Ching oli enne meie tänapäeva igasuguseid traditsioone, muuhulgas ka enne kalendriaasta vahetumist, mis on ka tegelikult ju ka kokkuleppeline. 38. värav ja aastavahetus. Katteta lubadused. Ma usun, et sa oled seda teinud, mina olen seda teinud. Ma usun, et siin planeedil ei ole ühtegi täiskasvanud inimest, kes poleks seda teinud, andnud endale suuri lubadusi, kas siis 31. detsembril või 1. jaanuaril seadnud mingisuguseid teinud grandioosseid plaane ja umbes 6. jaanuariks juba failinud. Et ma täiega innustan sind seda mitte tegema. Ma tegelikult kirjutasin ühe pikema postituse sellest, et kuidas vähemalt minuga on kuidagi hästi resonantsis olnud see, et aasta algab pigem jaanuari lõpus, et see on see selline orgaaniline muutuse lõpufaas ja sealt hakkab tekkima see selline loomulik uus unistus. Et vaata, kuidas see sinuga resoneerub. Et tegelikult jaanuar on selline hästi transformatiivne kuu, kus on hästi hea laduda vundamenti, lõpetada nii-öelda nagu vundamendi ladumine, muuta seda, mis vajab muutmist, et siis veebruarist liikuda edasi juba sellise uue impulsi, värske hingamise, uue sihiga. Igal juhul värav 38. 38 on, ma ei ole üldse ükskõikne selle energia suhtes. Ja mul on endal ripakil värav 28, mis on vastasvärav ja see on minu Pluto. Et värav 38 ja sõdalane. Et ma tõenäoliselt väga pikalt ei taha sulle sellest rääkida, sest ma tegelikult olen täna juba kirjutanud sellest pikalt minu seikluse tarbeks ja teinud sinna ka ühe ligi 50-minutilise video. Aga mida ma tahaksin sulle võib-olla öelda, et kui sa pole veel selle arhetüüpse energiaga nii lähedalt tutvunud ja kui sul endal on kas siis 28. värav aktiivne, 38. terve kanal või siis tegelikult ka 39. värav, siis võib-olla ma tahaks suga mingi paari sellist spontaanset mõtet jagada, ma täpselt ei tea, mis need veel on, aga kohe saame teada. Et värav 38 on minu jaoks arhetüüpselt siuke sõdalase energia ja see sõdalase energia, et kui sa vaatad, siis kui päike valgustab, kui päike on 38. väravas, siis maa seal vastas on 39. värav ja see on selles mõttes hästi põnev, sellepärast et kui sa vaatad ka kaarti, siis sa näed, et need mõlemad väravad on juurtekeskuses ja täpselt vastakuti ehk siis vaatavad erinevas suunas. Et 38 vaatab põrna suunas ehk siis vaatab sellise 28. värava ja sellise spontaanse, intuitiivse riskialdi teadlikkuse suhtes, mis aitab hetkes toime tulla, hetkes ellu jääda. Ja 39 vaatab 55 suunas emotsioonides ehk siis otsib seda spirituaalset arengut, seda teekonda koju iseendani, selleni, mis päriselt täidab ja toidab. Värav 38 on maandatud väravasse 39, mis tähendab seda, et sõdalast me teame läbi kangelaslike tegude.
ja kangelaslikud teod sünnivad hetkes spontaanselt, värav 28. Ja sõdalaseks ühest küljest sünnitakse, teisest küljest sõdalasi kasvatab elu. Ja kangelaslikud tegusid võime me ette planeerida, aga me kas teeme neid või ei tee neid hetkes. Me kas astume hetkes välja mugavustsoonist või mitte. Me võime seda kavandada ja planeerida nii palju kui tahes, aga kui me seda kunagi ei tee, siis me kunagi ei tee seda. Et elu kasvatab sõdalast ja minu meelest niisugused iidsed võitluskunstid on siin selline parim kujundlik näide, et meie kultuuriruumis see selline sõdalaseks kasvamine, paljusid ei kasvatata sõdalasteks, väga paljusid meist kasvatatakse tublideks kodanikeks, meid kasvatatakse kannatama hästi, et meid Eesti kultuuriruumis õpetatakse hästi elama värav 38 varju poolel, alla surutud varju poole peal, et elu on kannatus ja võidab see, kes kannatab paremini või kannatab rohkem. Et tegelikult see põhitõde või põhimõte ei ole seal, et eesmärk ei ole lihtsalt lasta endast üle sõita ja olla alandlik ja karta, veeta terve elu kartes ja püüdes kuidagimoodi ellu jääda. Et elu eesmärk on ikkagi midagi muud, elu eesmärk on elada. Ja võib-olla need nagu, tead neid inimesi, kes on ennast ajalukku kirjutanud ja väga tihti need inimesed on nagu hästi lihtsad inimesed, kes teevad kangelaslikke tegusid. Et värav 38. See võime elada väga isiklikku, väga individualistlikku elu, ehk siis teatud mõttes eemalduda ka sellest karjamentaliteedist ja massteadvusest, teha iseseisvaid otsuseid ja valikuid ja teha tegusid sellisest ennast austavast sisemise jõu kohast. Et kuidas elada elu sellises sisemises jõus ja keskmes ja mitte olla provotseeritud kõigi väliste triggerite poolt, värav 39, provokatsioon. Ja mitte karta, et kuidas elada, me ei saa rääkida sellest täiesti kartmatust elust, sest hirm on osa elust ja hirm aitab meil püsida elus, ära astu rongi ette ja ära hüppa kaljuservalt alla ilma köieta, on ju. Et hirm on oluline osa sellest, aga on hirm, mis aitab meil püsida elus ja mis on hetkes objektiivne, aga siis on ka need hirmud, mille me oleme õppinud ja mida meile on õpetatud ja mida võimendatakse ja soositakse. Ja need on need hirmud, mis hoiavad meid mugavustsoonis. Ja nende hirmude peale oleme me ehitanud väga palju lugusid. Üks nendest klassikalisem asi on lükka kõik need asjad edasi homsesse. Mis on see, mida me tihti aastavahetusel ka teeme, on ju, et homme, järgmine aasta, nüüd. Sõdalane elab sõdalasena ja elu kasvatab sõdalasi. Iidsed võitlustehnikad, see süke keskme kasvatamine, et see sellise, kuidas saavutada emotsionaalne, mentaalne, vaimne, sisemine kese tasakaal ja kuidas hoida seda keset terves ja tugevas kehas. Kui sõdalane võtab teise sõdalase elu, siis see ei ole alandav, vaid see on süke austuse avaldus või see tegu on ka siis kantud austusest. Väga paljud sõdalased, vähemalt need, kes elavad selliste sügavama aukoodeksi järgi, lähevad vaba surma, nad valivad vaba surma selle asemel, et sattuda vangi ja siis olla nagu kuidagi piinatud ja rüvetatud, on ju. Et me näeme seda tänapäeva maailmas sellist aukoodeksit küllaltki harva, aga jumal tänatud, et näeme. Et kuidas elada selles sisemise enda suurima aukoodeksi järgi, kuidas elada niimoodi, et kõik minu teod ja otsused ja valikud on ennast ja teist ja elu austavad. Et kui me räägime võitluskunstidest, siis seal kõigepealt või sellel õpetusel, filosoofial on kandev roll. Tehnika ise, see võitlus ise just nimelt ongi kunst ja seda kunsti õpitakse teisejärgulisena. Et samamoodi värav 38 on ühest küljest aluseks sõjale ja see süke sisemine sõda on see, kus me jaurame endaga, otsime põhjendusi, vabandusi, et loome endale selle vangla, selle aediku, kus me elame ja hingitseme ja ei luba endal vabalt hingata. Et seesama meem, mida mul on palju näitena toonud, et see tüüp, kes on vanglas, uks on lahti ja siis talle pakutakse võtit ja saiapätsi ja siis ta võtab saiapätsi ja isegi ei katsu kunagi seda ust, mis tegelikult on lahti.
et sul on võimalik seda muuta, sul on võimalik elada julgelt ja elada kartmatult. See ei tähenda seda, et sa ei tunne kunagi hirmu, vaid see tähendab seda, et sa tunned enda jõudu, sa tunned ka vastutust. Sinust sõltub, elu ei juhtu sinuga, vaid et mida iganes elu sulle ette toob, sina saad valida, kuidas sa sellele vastad. Ja sul on võimalik elule vastata sisemise austuse, au, väärikuse ja jõu kohast. Ja praegu on parim aeg üle vaadata nüüd see, mida sa tegelikult kardad, kas see hirm on õigustatud, kas see on põhjendatud, kus püsid sina mugavustsoonis, kuidas see tegelikult mõjub sulle, mille nimel sa hommikuti ärkad. Värav 38 on üle kõige vaja seda sihti eesmärki ja see on see, mis paneb meid aastavahetusel tegema igasuguseid plaane ja rääkima endale uusi lugusid. Ja sõdalane, kangelaslikud teod, hetkes, spontaanselt. See on tegude tegemise, mitte sõnade rääkimise, mitte lugude rääkimise, mitte plaanide loomise energia. See on tegutsemise energia, mis tähendab seda, et kui sa tunned, et midagi on vaja muuta, kui sa tunned, et sa tahad, et su keha oleks tugevam, siis mine trenni kohe. Tee see väike muutus. Hakka laduma seda vundamenti, mis kannab juba homme. Suured muutused saavad alguse väikestest sammudest. Teekond mugavustsoonist välja algab esimese sammuga. Ja ma täiega innustan sind praegu tegema tegusid või tegema pausi. Värav 38 puhul see hingetõmme on oluline, et ma mitte reaktiivselt ei vasta, ei põgene, ei lähe ohvri rolli ja ei asu ka ründama teist. Ja praegu on ka hea aeg küsida endalt seda, et kus ma olen võib-olla ise vägivaldne ja kus ma võib-olla nagu tunnen, et kõik teised on kiskjad minu ümber ja ma kardan, sest siin sünnib ka see ohver-agressor dünaamika. Ja me teame, et maailm on täis ka kiskeid, eesmärk ei ole nagu panna lihtsalt kuidagi mingit sükest sirmi ette öelda, et ma ei näe elu varju poolt. Ja me teame, et kiskeid tõmbab ligi see ohvrimeelne hirmu energia. Ja kui sina tunned, et sinu ümber on palju neid inimesi, kes sind ära kasutavad, siis kus oled sina ohvri rollis, mida sa saad muuta? Ja kui sina leiad, et mingites kohtades sa oled see, kes ründab esimesena, siis tasub jällegi küsida, et kas sa saad seda energiat konstruktiivsemalt kuhugi suunata. Austusel ja hirmul on väga suur erinevus. Igal juhul ma võiksin väga pikalt ja laialt sulle rääkida veel värav 38-st ja kuna ma tegelikult vist olen just nimelt täna kuidagi pool päeva juba sellel lainel olnud, siis ma väga vist või tahan, ei taha, on ju. Aga mis ma tahan, et jääks sulle kõlama, on see, et praegu on hästi hea aeg tunnetada oma sihti, tunnetada seda, kas sul on elus mingisugune kõrgem siht, kas su teod on sellega joondatud. Millele sa ütled ei ja miks sa ütled ei? Et me tegelikult enda jõudu õpime tundma tihtipeale mitte ainult jahides, vaid eides. Ja mille nimel oled sa valmis ütlema ei? Mida sa valid ja mille oled sa valmis ohverdama selleks, et liikuda, kasvada, areneda, saada paremaks versiooniks iseendast? Mida on see teekond tänaseni sulle õpetanud, kelleks on kasvatanud see teekond sind, kogu sinu terve eelnev elu ja ka eelmine aasta, kelleks oled sina kasvanud, millised õppetunde oled sa omandanud? Ja kuidas sa saad kõike seda nüüd rakendada parema homse loomisele? Kuidas sa saad kõike seda, mida sa oled õppinud, nüüd rakendada tulevikku? Milleks on terve elu sind ette valmistanud? Et kui sina oled sõdalane, siis milleks oled sina treeninud? Ja millise sammu saad sina teha täna? Ja minu meelest see on see, mis on selle aastavahetuse, see maagia ja kuidas võiks kõige teadlikumalt kasutada neid järgnevat 6 päeva. Mitte plaanide tegemiseks, vaid mida ma olen õppinud, kelleks on elu mind kasvatanud. Ja kuidas ma saan seda kõike nüüd rakendada, milliseid julgeid samme nüüd ja kohe teha. Millele ma ütlen ei, mida ma olen valmis ohverdama ja ma ei räägi praegu siin oma elu ohverdamisest, vaid sellest kangelase, sõdalase teekonnast. Sina oled sõdalane ja sul on see jõud. Nüüd mille nimel? Mis on see, mis on päriselt sinu jaoks oluline? Ägedat lõppu, ägedat uut algust ja ägedaid hetki, ausaid hetki iseendaga. Täiega aitäh sulle. Ja ma väga-väga loodan, et miski kõnetas.